Kas teile meeldivad spreid? Kui te tea, kuidas neid oma mängu saada, siis pole vaja karta, sest täna annan ma teile kiire ülevaate, kuidas spreis importida ja kuidas neid luua. Alustuseks on vaja teile 3 asja. Teil on vaja VTF editit, millega saate teha sprei faile. Siis on vaja teile mingit joonistusprogrammi, miks mina olen täna valinud näiteks Krita, kuid see joonistusprogramm võib olla ükskõik milline. Oma valik. Ja siis kolmandaks on teil vaja ilmselgelt Team Fortress 2. Nüüd, kui olete saanud kõik oma programmid arvutisse, siis järgmiseks on vaja teil valida pilt oma sprei jaoks. Pildi otsimisel on tähtis tähele panna, kuidas olete oma faili säilitanud. Näiteks, siin me näeme, et pilt on salvestatud PNG failina, aga siin JPEG failina. See on väga tähtis, kuna kui salvestate pildi JPEG failina, siis pole teil võimalik teha sellist läbipaistvat tausta. Aga kui salvestate pildi näiteks PNG või TGA failina, siis on need kvaliteetsemad ja neil on nähtamatu tagataust. Järgmisena peate vaatama pildi oma detaile. Selleks vajutage Properties, Details ja Dimensions. Siin näeme, et pildi proportsioonid on võrdsed. See on väga hea, kuna ma alati soovitan, et pildi proportsioonid oleksid võrdsed oma vahel. Siis peate vaatama, mis on pildi kõrgus ja laius. Mina soovitan, et pildi laius ja kõrgus oleksid võrdsed ja need mõlemad peaksid olema 512 korda 512. Siis kipub see alati töötama. Kui teie pildi proportsioonid on liiga suured ja teie pilt on ka liiga suur ja te proovite seda seivida niimoodi sprei failina, siis ta ei pruugi teil töötada. Ta võib-olla salvestab teil faili ära, aga kui te mängu lähete, siis ta ei kipu lihtsalt töötada. Nüüd saame alustada pildi muutmisega. Kõigepealt tooge pilt oma joonistusprogrammi. Siis otsige üles selline asi nagu Scale to New Size. Siis pange 512 korda 512, sest see on ma leian, et see on kõige parem suurus. Nüüd, kui salvestate seda, siis kindlasti vaadake, et te salvestate pildi kas PNG failina, nagu siin juba salvestatud on, või siis te valite TGA faili. Kui te peaksite valima JPEG faili, siis see läbipaistev osa ei säili ja teil tuleb lihtsalt valge taustaga labidas. Ja see ei ole ideaalne. Nüüd, kui teie pilt on valmis, siis võime teha teie valitud pildi sprei failiks. Selleks lähme kõigepealt VTF editisse, File, Import, valige oma pilt, kus iganes see ka poleks. Siis vaadake, et teil on uncheckitud need asjad siin. Vajutage ja kindlasti vaadake, et teil proportsioonid oleks ikka veel paigas, 512 korda 512. Järgmiseks vajutage Clamp S, Clamp T. Siis vajutage Tools, Create VMT file. Vajutage nende asjade peale siin. Create. Ja paneme oma faili nimeks labidas1. Save. Oodake natukene, kuni see fail tekib. Pange see kinni. Ja kui teie faili tagataust siin on näiteks must, siis vajutage Mask. Näiteks mul on juba Mask valitud. Aga kui mul Mask ei oleks, siis see näeks selline välja. Aga jah, me ei taha seda. Nüüd saame ära seivida selle faili. Selleks vajutage Save As. Ja paneme samuti labidas1. Need faili nimed peavad samasugused olema. Save. Nüüd peame leidma üles õige kausta, kuhu seda panna. Selleks otsige üles enda drive, kus teil on Team Fortress 2. Nüüd minge Program Files korda 86 või siis 64 või 32.
mis iganes teil ka poleks. Siis otsige üles Steam, Steam Apps, Common, Team Fortress 2, TF, Materials, VGUI ja Logos. Siin on kõik teie spreid. Aga kuna minu arvutil on 2 kausta, siis ma lähen ruttu enda õigesse kausta. Nii, jõudsin kas lõpuks kohale. Siin näete kõiki enda spreisi, mis teil on olemas. Minul näiteks on neid päris palju. Niisiis, võtke oma failid. Mina näiteks võtan kati peale ja siis paste ja teie spreid peaksid nüüd teil kaustas olema. Et neid nüüd avada, peate minema Team Fortress 2. Nüüd, kui olete Team Fortress 2 sees, siis minge alla Options, Multiplayer ja otsige üles enda valitud tehtud sprei. Siin näeme labidas ühte. Vajutage selle peale, pange Apply, OK ja nüüd on teie sprei valitud. Järgmiseks, mis on vaja teha, on lihtsalt minna mängu. Mängus sees olles saate oma spreida seina peale, vajutades tavaliselt T-tähte. Muidugi see kindlasti sõltub, kuidas teie sprei on banditud. Et näha seda, minge Options, Keyboard ja kerige allapoole. Ja sprei logo. Näete, mis nupp teil on. Minul on T ja see on tutorial lõpp. Loodetavasti saite natukene targemaks. Aitäh vaatamast!